Usk ja haridus. Keskaja inimese elu oli äärmiselt tihedalt seotud religiooni ja kirikuga. Kiriku ülesandeks oli ka valvata abielu ja ühiskonnas kehtivate moraalinormide üle. Kirikule toetus kogu keskaegne haridus ja koolikorraldus. Kiriklikud toimingud saatsid inimesi kõigil tema eluetappidel. Ristirahva liikmeks saadi ristimisega, mis toimetati võimalikult varsti pärast lapse sündi. Kõrg- ja hiliskeskajal nõuti kõigi abielude kiriklikku laulatamist. Oluline oli ka matmine pühitsetud mulda, lahkunute eest palvetamine ja nende mälestamine. Kuigi katoliku kirik taotles keskajal ühtsust ja keskset juhtimist, valitsesid tegelikus usuelus küllalt suured piirkondlikud ja seisulikud eripärad. Keskaegses katoliikluses olid eriti olulisel kohal pühakud, Mätri surma või imede kaudu oma erilist usku demonstreerinud isikud. Neile pühendati altareid, kabeleid ja kirikuid. Nende poole pöörduti palves. Liivimaal olid populaarsed sõduritest pühakud Mauritius ja Victor. Mitmed vaimulikud ordud ja kogu Liivimaagi oli pühendatud Neitsi Maarjale. Kohtades, kus hoiti pühakute säilmeid, käidi palverännakutel, et lunastada oma süütegusid või kogeda reliikviate tervendavat väge. Liivimaalased käisid üle-euroopaliste tähtsusega palverännakute sihtpunktides Roomas, Santiagos ja Saksamaal, kuid nende kõrval kerkisid esile paljud kohalikud pühapaigad. On selge, et keskaja lõpuks oli talupoegade maailmapilt ja religioon väga tugevasti kristlusest mõjutatud. Linnade, alevike ja mõisate kultuurilise mõju tõttu kujunes välja niinimetatud külakatoliiklus. Tugevasti juurdus pühakute kultus, mida muu hulgas kajastab ka rahvakalender. Näiteks austati maal eriliselt Püha Antoniust kui talupoegade ja koduloomade kaitsjat. Anne ja Kadri olid lammaste, Jüri hobuste, Jaan kariloomade kaitsja. Just neile pühakutele rajati kõige enam maakabeleid. Muinasaegsete pahatahtlike vaimuolendite pinnal hakkas kujunema arusaam kuradist. Keskajal oli lugemine ja kirjutamine eelkõige vaimulike kutseoskus, kuigi 13. kuni 14. sajandist hakkas kirjaoskus ka laiemalt levima. Põhja-Euroopa peamine kohalik kirjakeel oli alamsaksa keel. Kuna eesti keelt kasutati sellistes eluvaldkondades, kus kirjutamine polnud oluline, ei arenenud see keskajal kirjakeeleks. Tõenäoliselt peeti koole kõigi 5 Liivimaa toomkapiitli juures. Koole peeti ka väiksemate linnade ja isegi alevite kirikute juures. Suur osa inimesi omandas kirjaoskuse siiski kodus või kutseõppe raames. Liivimaa piiskopid arutasid korduvalt kava rajada Liivimaale kas kõrgem kool vaimulike koolitamiseks või kool andekatele talulastele, kuid rahapuudusel jäid need plaanid katki.